Nüüd vaatame otsa ühele valdkonnale, mis on viimase 10-15 aastaga väga palju muutunud. E-raamatud ja e-lugerid. Raamat on sümbol teadmistest ja ligipääsust informatsioonile, uutele maailmadele, meelelahutusele, teiste inimeste lugudele, haridusele. Aga digiajastul me tegelikult ju ei loe raamatuid mitte ainult paberilt. E-raamatu lugemine koosneb meil failist, äpist ja füüsilisest seadmest, näiteks nagu e-lugerist. Ja just nende kolme puhul hakkabki ligipääsetavuse seadus rolli mängima. Ligipääsetavuse seadus puudutab kõiki neid, kes toodavad, levitavad või müüvad siis e-raamatuid, nende lugemiseks mõeldud seadmeid või äppe. Näiteks kirjastused, lugemise platvormid, e-raamatupoodide ja e-raamatukogude pidajad, e-lugerite ja lugemisäppide tootjad, raamatukogud ja igasugused teenused, mis lugemise lahendusi pakuvad. See tähendab seda, et kui sinu ettevõte tegeleb digiraamatute loomise, müügi või lugemise võimaldamisega, siis sa pead alates 2025. aasta juunist arvestama uute ligipääsetavuse nõuetega. Vaatame siis korra, mida seadus tegelikult nõuab. E-raamat peab olema loetav ja kasutatav erinevatel viisidel. Näiteks, raamat peab olema abivahenditega kasutatav. Näiteks e-raamatut peab saama lugeda või kuulata siis ekraanilugejaga. Inimene peab saama muuta teksti suurust, kontrasti, värve. Navigeerimine lehekülgede, peatükkide või alajaotuste vahel peab olema ligipääsetav ka abivahenditega, näiteks klaviatuuriga. Ja kasutatav ka ainult puutetundlikult ekraanilt või mitte just puutetundlikult ekraanilt, teine variant. Kui raamat sisaldab pilte või graafikat või tabeleid, siis peab nende sisu olema kirjeldatud ka näiteks ekraanilugeja kasutajale. Või siis näiteks e-lugeri või rakenduse kasutajaliides peab olema kasutatav ka siis, kui kasutaja ei näe ekraani, kasutab ekraanilugejat või ta kasutab näiteks klaviatuuri. E-luger peab ise füüsiliselt ühilduma erinevate abivahendite, näiteks abistavate klaviatuuride või ka näiteks kõrvaklappidega. Üks väike vahemärkus. Terve järgneva kursuse käigus on digitaalsetest lahendustest, nagu näiteks äppidest ja veebilehtedest ja kasutajaliidestest rääkides, hea hoida meeles 4 sõna. Tajutav, kasutatav, mõistetav ja töökindel. Need 4 sõna on inglise keeles kokku võetud täheühendiks POUR. P-O-U-R. Perceivable. P. Ehk siis tajutav. See tähendab näiteks seda, et äpp ja selle sisu peavad olema tajutavad ka siis, kui sa neid näiteks ei näe läbi ekraanilugeja. Operable. O. Kasutatav. Tähendab seda, et rakendus või kasutajaliides peab olema kasutatav ka siis, kui sa kasutad mõnda abivahendit, näiteks hääljuhtimist või klaviatuuri. Või kui sa tõesti ei saa puutetundlikku ekraani kasutada, siis sul peavad olema need alternatiivsed kasutamise meetodid. Understandable. Mõistetav. Tegevused peavad olema arusaadavad, näiteks kui meil on veateade, siis inimene, kes ei näe, peab ka seda mõistma või kes ei kuule, peab ka aru saama, et midagi on pahasti, kui helisignaalid kõlavad, siis tuleb sinna juurde lisada visuaalseid komponente. Ja R, robust või robust, ehk siis töökindel. See tähendab seda, et lahendus peab olema töökindel, ühilduma näiteks erinevate abivahenditega. Need 4 mõistet on sellised, mis kehtivad tegelikult kõikide äppide, veebilehekülgede ja kasutajaliideste kohta, millest me siis edaspidistes videotes juttu teeme. Me siis seal ei hakka siis kõiki alati üle kordama seda teksti nii detailselt. Jätke siis meelde. Aga tuleme tagasi veebiraamatute või siis e-raamatute juurde. Näiteks meil on IT-projekti juht Markus, kes jälgib ekraani päev otsa, istub arvuti taga. Õhtul tahab ta ka lugeda raamatut e-lugerist. Ja selleks, et silmi säästa ja mitte äratada kõrval magavat abikaasat, keerata lugeris ereduse väikeseks. Aga nüüd ta ei näe enam raamatus olevat väikest kirja, sest silmad on väsinud. Kui e-raamatu fail või lugemisäpp ei võimaldaks tal teksti suurust muuta, siis jääkski tal lugemine katki. Aga meil on ka Aino. Aino on 78-aastane endine kirjanduse õpetaja. Aino veab kohalikus raamatukogus pensionäride kirjandusringi. Tema käed on aga nõrgad ja pikalt ta raamatut kahjuks enam käes hoida ei saa. Lapselapsed kinkisid talle hiljuti aga e-lugeri ja selles on funktsioon, mis raamatuid talle ette loeb. Aino kasutab seda funktsiooni iga päev.
Üsna tüütuks läheb asi aga siis, kui raamatutes on pildid ja joonised, millele ei ole lisatud kirjeldusi. Vahel on raamatufail ka kehvasti loodud, nii et automaatne lugeja jätab lehekülgi vahele või kordab ühte lõiku näiteks 3 korda. Aino peab siis raamatu seisma panema ja minema prille otsima ja üritama aru saada, et mis nüüd siis teha, et see raamat normaalselt jälle edasi mängiks. Kui e-raamatu fail on aga korrektselt ja ligipääsetavalt loodud, siis loeb ekraanilugeja ilusasti sisu ette ja peatükk peatüki haaval saab Aino raamatust osa. Selline olukord ei ole ainult ebamugav, vaid tähendab tegelikult seda, et inimene, kes on valmis raamatu eest maksma või seda endale ostma, ei saa seda kasutada. Kui tekst on selge, selle välimust saab muuta ja raamatut saab ka näiteks lugeda erinevate abivahenditega, on raamat kõigile kasutatav, sealhulgas näiteks vanaemaealistele või neile inimestele, kes vaatavad seda raamatut väikeselt telefoniekraanilt. Siin näeme ekraanil nüüd aga ühte e-lugerit ja see on e-luger, millel on võimalik muuta ligipääsetavuse seadeid. Me näeme siin praegu ühte raamatut, aga me vajutame siit raamatust ennast kohe välja ja vajutame nupule Settings ehk siis seaded. Ja siin seadete all on valik Accessibility, mida puudutades, see tähendab siis ligipääsetavust ja seda puudutades on meil võimalik muuta erinevaid lahendusi. Näiteks ekraani pilti heledamaks või näiteks ka vahetada teksti suurust. Võimalusi on siin palju ja erinevaid ja see ongi üks näide ligipääsetavast e-lugerist. Seadus ei räägi ainult tehnilistest nõuetest. Seadus rõhutab ka seda, et inimestel peab olema võimalik teada, milliseid ligipääsetavuse võimalusi raamatul või e-lugeril on. See tähendab seda, et iga e-raamatu või müüdava lugeri juures peab olema lihtne inimkeelne teave, mis selgitab, mida see raamat või see seade ligipääsetavuse mõttes võimaldab. Näiteks toetab ekraanilugereid. Teksti suurust saab muuta. Sisaldab kirjeldusi piltidele ja joonistele. Võimaldab navigeerida klaviatuuriga. Selline informatsioon toodete juures on oluline, sest inimesed saavad siis teha teadliku valiku ja väldivad seda, et inimene kulutab liigselt oma aega ja tegelikult ka raha. Kas sa teadsid, et umbes 20% maailma elanikkonnast on lugemisega seotud erivajadusi? Ja 50% e-raamatute lugejatest kasutab mingisugust ligipääsetavuse lahendust. Nad muudavad näiteks teksti suurust või reavahet, muudavad lugemise värve, tausta või teksti värve või kasutavad ette lugemise funktsiooni. Mida siis kirjastused ja platvormid peaksid nüüd siis tegema? Siin on 3 lihtsalt sammu. Esiteks, vaata üle raamatu faili formaadid. EPUB 3 on selline standard ja failiformaat, mis võimaldab sul raamatut ligipääsetavamaks muuta, ning siis kontrolli, kas sinu e-raamatu failid vastavad EPUB 3 standardile näiteks. Teiseks, kontrolli, kas sinu e-lugerid, näiteks sinu veebileht või äpp või ka seade vastavad ligipääsetavuse seaduse nõuetele ja võimaldavad ligipääsetavuse lahendusi ka esitada, ehk siis kui on juba ligipääsetavus failis olemas, siis sinu e-luger peab ka selle esile tooma. Katsetamiseks ja arusaamiseks sobib näiteks hästi Euroopa Liidu ligipääsetavuse standard EN 301-549. Ja kolmandaks, kajasta ligipääsetavuse informatsiooni oma toodete juures. Kui e-luger on ligipääsetav, lisa siis informatsioon ka toote lehele ja kui e-raamatus on ligipääsetavuse nõuded tagatud, kirjelda neid ka oma e-raamatu poes või laenutuskeskkonnas. Ligipääsetavuse hindamiseks ja kogu sellest maailmast arusaamiseks ei pea alati kõike ise teadma. Selleks olemegi olemas meie eksperdid, kes aitavad sinul sellest süsteemist aru saada ja aitavad sulle leida ka vajalikud testijad, kes aitaksid erinevalt sinu lahendusi testida ja anda tagasisidet, et mismoodi kõike seda tehakse. Vot nii, selline on siis ülevaade e-raamatutest ja e-lugeritest.